ma mõtlesin, et teil on millestki puudust ja millestki tehnilisest. Täna me teeme siis majoneesi. Majoneesi tehakse siis emulsiooniga, kus 2 erinevat komponenti pannakse kokku, et tekitada siis kreemias ja mõnus selline tekstuur. Et majoneesi puhul siis kasutatakse muna, mina kasutan ainult munakollast ja siis õli, mina kasutan rapsiõli selle jaoks. Et sama tehnoloogiat saab kasutada ka muudel asjadel, aga jällegi põhiline on see, et sa teed seda kiire või nii-öelda võimalikult kiirel kiirusel, võimsusel, kiirel tugevusel, mis iganes. Et jällegi oluline on see, et sa saad selle õli võimalikult kiiresti ja tugevalt sinna sisse, et tekitada see sama emulsioon. Aga alustame kohe siis vaikselt majoneesiga. Ma võtan endale ühe väiksema kannu selle jaoks ja ma panen siia sisse kohe munakollased. Nii, ma võtan endale ühe klaasi ka, kuhu mul munavalged on panna. Ja munavalgetega sa võid ükskõik pärast mida teha kas või. Ja nüüd ma panin munavalge muidugi siia sisse. Tüüpiline. Hakkan rääkima, siis lostin ära. Nii, vahet ei ole. Saab natuke rännata ühest nõust teise. Ja siis ma panen uuesti selle siia. Nii, et munavalgega sa võid siis pärast ükskõik mida teha, et kas sa kasutad teda siis jälle ma panen samasse kohta. Veeklaas peaks olema kõrval, aga millegipärast ma hoian seda, ma ei tea kus. Nii, okei, ma võtan selle siit. Nii, ma püüan kohe selle muna kätte, siis on ka kõige lihtsam. Natuke võib seda munavalget sinna sisse minna ja tegelikult, kui sa tahad, sa võid seda munavalget ka ainult kasutada, aga mina seda ei kasuta, et minu jaoks on oluline ikkagi see, et ta oleks võimalikult kreemias ja mõnus. Nii, ja kui muna on meil siia sisse pandud, siis ma panen kohe siia ka soola ja kohe ka valget pipart. Valget pipart võid asendada ka musta pipraga, mina kasutan teda selle jaoks, et siis ta värv nii oluliselt ei muutuks. Nii. Siis ma panen natuke ka Dijoni sinepit. Ja kui sa sinepit väga palju ei armasta, siis sa võid panna ka vähem, et sa ei pea panema täpselt retsepti järgi, pane näiteks pool kogust ja vaata, katseta, et ära ürita ennast piirata, vaid pigem leia see lahendus endale. Et kasutame siis emulsiooni, et tekitada seda nii-öelda majoneesi head tekstuuri, on ju. Ma võtan kohe sidruni ka, et oluline on ka, et sa hapet kasutad, vahet siis ei ole, kas sa kasutad sidrunimahla või valgeveini äädikat või mis iganes, aga kõik selles mõttes kastmed käivad samal põhimõttel, et tekitatakse emulsioon, et Caesari kastet teed samamoodi, aioolit teed samamoodi ja ükskõik millise maitsega majoneesi sa teed, sa võid seda ka teha täpselt nii, nagu sulle tundub, et on parem. Et tegelikult mis vahe on aioolil ja majoneesil ongi see, et üks on küüslaugu majonees, teine on tavaline majonees. Et aiooli on siis jah lihtsalt küüslaugu lisandiga majonees. Nii, ja siis paneme siia sisse sidrunimahla. Ma panen jälle peopesa alla, et seemned kinni püüda ja ainult mahl läheb siis sisse. Me paneme kaane peale ja paneme ta blendrisse, et kui sul blendrit ei ole, sa võid teha seda saumiksriga, köögikombainiga, miksriga, kas või käega võid seda vispeldades teha, aga siis tuleb ikka väga palju seda käerammu kasutada. Et ma panen ta alguses siia, ma segan nad lihtsalt alguses koostisosad läbi, munakollane, sidrunimaht, kõik segan läbi. Ongi kogu lugu. Ei, majonees ei ole valmis. Et nüüd me hakkame panema siis õli. Et õli tuleb lisada võimalikult väikse joana ja ideaalis just sinna, kus see töö käib. Ehk siis mina panen otse, lasen ülevalt otsa alla, tera peale ja siis see nii-öelda segab selle kohe, õli segab siis kohe selle nii-öelda majoneesi sisse. Nii, aga ma panen keskmise kiiruse peale ja hakkan lisama.
vaatame ka, mis siin toimub. Et nii. Oih, pidu. Nii. Ja nüüd sa näed, on juba ilus kreemias, väga hea. Me paneme siia natukene veel õli, jällegi uuesti gaas peale ja vahepeal, kui sa tunned, et õli ei hakka päris korralikult sisse segunema, et see oleneb ka kindlasti blendri võimsusest, et sa võid lasta vahepeal lihtsalt nii-öelda niisama sellele õli sisse seguneda, et sa ei vajuta kogu või ei vala kogu aeg juurde. Nii, panen uuesti peale ja lähme uuesti. Ja nii, mis meil siin on? Kas sa nagu näed seda või? Vaat see on ilus majonees. Mulle meeldib majoneesiga või majoneesi räigelt nagu verikäkile ja verivorstile panna. Ma ei tea, miks. Ma ei ole kuulnud, et keegi teine seda teha tahab. Aga vaat seda paneks küll verivorstile. Oh my god. Ja pokebowlile. Jaas! Nii, aga siis ongi meil tegelikult majonees valmis. Paneme ta lihtsalt kaussi ja nüüd, kui sa kardad muna pärast, siis mina seda kartma ei pea, sest minul mikser on lihtsalt või blender on nii võimas, et ta lihtsalt kuumutab kogu selle segu juba ülesse. Et nüüd mina panen ta rahulikult külmkappi jahtuma ja kui ta on natuke jahtunud, siis ma saan teda ka vabalt kasutada. Sellepärast sa muretsema ei pea, et midagi juhtuks sellega. Nii. Issand jumal. Ma ei suuda. Ma tahan tegelikult natukene maitsta juba. Pole midagi paremat kui värskelt tehtud majonees. On ju? Tavaiks, tee järgi, anna mulle teada, kuidas sul läks ja võib-olla oskad ka mulle mingid nippe anda. On ju? Tavaiks, tšau!